nad tulevad. Seda ma ju ütlesin. Mu väike poni, mu väike poni. Mu väike poni, küll mõtlesin, mis sõprus olla võiks. Mu väike poni, kuni selle maagiat jagasite. Suur seiklus, lõbu ka. Kaunis süda, ustav ja hea. Lahke olemine lihtne on. Täiuslikuks maagia teeb. Mu väike poni, te sõbrad kõik mul kõige paremad. Mu väike poni, sõprus on maagiline. Rumal Hani, lõpeta kaagutamine, liiguta taguotsa. Jah. Valmis, vanaema. Milleks valmis? Plauhõunamoosi tegemiseks. Justament, on aeg korralikuks vanaaegseks plauhõunamoositamiseks. Just nii, ei jõua ära oodata. Mida oodata? Kus sinuga plauhõunamoosi tegemist? Loomulikult, ma olen seda juba pisikesest ponist peale teinud. Ole siis hoiatatud, pirnikompott. Moosi tegemisel on mitu sammu, kõik peab saama tehtud. Täppi pead õigesti või plauhõunamoosi ei saa. Võta see. Kas see on üks must miljonist salajasest ürdist, mis moosi sisse läheb? See on luud. Hakka pühkima, pisipõnn. Kuni sina siin kenakesti pühid, teen mina midagi. Sinine sitikas. Ma unustaks lakka ka maa, kui see mu pea küljes kinni poleks. Täpselt õigel ajal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. No, tere, kestkolerikas. Terekest, proua Smith. Kas ma kuulsin õigesti, et paari päeva pärast on plauhõunte korjamine? 4 päeva pärast, kui täpne olla. Kui head uudised, nagu tavaliselt saan mina esimesed 100 purki, eks? Ikka kole. Ma eelistan rikast. Ja kuidas papal läheb? Sa vaeseke küll. Pead koos vanaemaga plauhõunamoosi tegema. Tegelikult ma olen aastaid tahtnud plauhõunamoosi teha. Ega ma moosist ei räägi. Ma räägin vanaemast. Sul on kindlasti nii häbi. Mida sa sellega mõtled? Tead ju küll, ta tobedad teod ja kuidas ta asju unustab ja sind neid totraid kostüüme kandma sunnib. Vanaema ütles, et veel on vaja. Vaat, kui hea, et sa oled farmis, mitte linnas, kus kõik sind näevad. Ära muretse, ma ei reeda su saladust. Tobedad teod. Oi, lahke sinust kole. Sipsi nüüd sivaveni, Villem. Meil on enne saagi korjamist hunnik kõiksugu kraami vaja kokku ajada. Teeme plauhõunamoosi, juhhaidi, täna saame suure noosi, juhhaidi, laulame ja tantsime, juhhaidi, joppadi jops kullake. No sellised enam ei tehta nagu vanasti. Hei, kes hammustab, see ostab. Mummuke, mesilinnuke. Olete tublid mesilased olnud. Vanaema, kas veidi vähem tobedat viisi mee saamiseks ei ole? Oi, kas ei ole armsakene? Palun lõpeta. See on meie plauhõunamoosi tegemiseks täiuslik. Kus? Lõpeta, vanaema. Vanaema, palun. Need ponid seal vaatavad mind. Mida? Kas need varsakesed on sinu sõbrad? Tere, pipsinupukese sõbrad! Tere, vanaema Smith! Tere, pisipulluke! Millised nukukesed? Kui ma pisike poni olin, siis ponilapsed nii kenad küll ei olnud. Kas me oleme nüüd valmis, vanaema? Ma tahaksin juba farmi tagasi minna. Ruttu!
kõik on tehtud aisu-kaisu. Sain kätte meevallera, sain kätte meevallera, sain kätte mee. Ja hulgimüügituru vallutamisega, ostes suurtes kogustes ja alandades hindu, laostasime iga teise kingipoe linnas. Nii saigi rikka küünikaupadest linna jaemüügi nurgakivi. No, tänan, härra Kole. Ma tahtsin öelda härra Rikas. Milline imeline jagatud päev. Tänan, et osalesite meie iga-aastasel perepäeval. Vaatame siis, kes järgmisel esmaspäeval oma pereliikme perepäevale kaasa võtab. Õunaõis. Aga aprilli rõõmurõkke. Esmaspäeval on plauhõunte korjamise päev ja õunarööbil ja suurel Macintoshil on siia tulemiseks ja rääkimiseks kiire. Äkki mõni teine poni sinu perekonnast? Aprilli rõõmurõkke. Õunaõie vanaema ei korja õunud. Tema saaks tulla? Oi, aga ei, see on oivaline idee. Teema Tiara, õunaõis, sina tood siis esmaspäeval vanaema kaasa. Ilusat nädalavahetust kõigile ponidele. Vanaema, järgmisel esmaspäeval saab minust ponilinna naerualune. Anna andeks, õunaõis, ma juba ütlesin sulle. Me ei saa õunte korjamises sinu kooli pärast pausi teha. Sa ju tead, mis juhtub. Ma tean. Lauhõunad kaovad pärast 5. päeva. Taguotsi. Mul on kahju, õunaõis, aga ära papista. Vanaemal huvitavatest lugudest puudust ei tule. Ma tean, sellepärast ma muretsengi. Mind häbistatakse, alandatakse, teotatakse, blameeritakse, häbivääristatakse. Mis sa oled, sõnaraamat või? Saa juba üle, me tuleme sulle appi. Me oleme ju ikkagi ilumärgi rüütlid. Mõtleme välja, kuidas su esitlus edasi lükata. Aga kuidas? Kõik see muretsemine teeb mind haigeks. Haigeks? Ma tean. Tulge! Valvel! Kuulake nüüd, sõdurid. Ma ei talu mingit virisemist ega pingal murdumist. Kas on selge? Õue marssal! Ole vaikselt, õunaõis, sa pead haige välja nägema. See on kuum! Mida heinaseemed siin toimub? Tabujuksud! Oi, vanaema Smith! Me pidime just tulema sind otsima. Õunaõis on haige. Paistab, et ta peab terveks nädalaks koju jääma. Täiuslik nagu ladvaõun. Mida nüüd teha? Päike loojub kohe. Homme on pühapäev ja mul on ainult üks päev, et midagi välja nuputada. Hei, vaata! See on 4. märk. Plauhõunad ilmusid ja see annab mulle idee. Kui me perepäeva liigutada ei saa, liigutame hoopis saagikoristuspäeva. Need ei näe päris küpsed välja. Õunte veidi varem korjamine ei tee õuntele midagi. Ma ei tea. Plauhõunapuud ei ole nagu tavalised õunapuud. Nad on maagilised. No kui erinevad nad olla saavad? No kui me ei saa neid alla raputada, siis korjame nad lihtsalt ära.
kas on veel mõni hea idee? Vanaema Smith, Preili rõõmurõke siin. Õunais ütles, et tahate minuga rääkida. Halloo, vanaema. Halloo, tere, kuidas käpar käib? Tere, vanaema. Kas kõik on hästi? Loomulikult, miks ei peaks olema? Oi, vabandust, need kurgid ajavad mind alati luksuma. Ma pidin ütlema, et ei saa esmaspäeval ikkagi esitust teha. Oi ei, kas tõesti? Ei mingit kahtlust, ma pean lilli pügama ja lambaid kastma. Tähendab, lilli kastma ja lambaid pügama. Oi, kui pahasti. Me võime teise aja panna. Oi, kus ma olen? No tere, Preili rõõmurõke, uurite vaateaknaid? Ei, teie palusite mul siia tulla, et öelda, et te ei jõua perepäevale. Mis sa hullu ajad? Ma ei jääks sellest kogu Kenterloti teest ilma. Aga kas te just ei öelnud? Esmaspäeval näeme. Ta uskuda, et ärkas uinakust üles. Ta ei ärka kunagi keset uinakut. Ma tahaks lihtsalt minema joosta ja peitu pugeda. No, sina ära joosta ei saa. Aga äkki keegi teine saab? Ja homme teeme plauhõunamoosi. Preili vanaema Smith, telegramm. No tohu vile. Onu õunastruudel tahab, et ma talle külla läheks. Ja sa jõuad täpselt kella 8 rongi peale, ma pakkisin su koti ära. Ta ju hoolitseb sinust, aga ära muretse, tupsu nunnu. Ma olen õigel ajal tagasi, et moosi keeta. Rongisõit võtab terve päeva. Ma olen pääsenud. Tänasel perepäeval on meil hea meel tervitada vanaema Smithi. Õunais, kas vanaema on siin? Oi, mul on nii kahju, Preili rõõmurõke, aga ta kutsuti linnast välja. Perekondlik hädaolukord. Tere, kestpisikesed ponid! Tere kõigile! Ma olen õnnelik nagu pisike põrsas puris, et saan siin olla. Mida sa siin teed? Kas sa jäid rongist maha? Ei, rong tuli ja onu õunastruudel oli rongis. Nugi. Ma ei jõua vanaema ettekannet ära oodata. Kui tal sellest midagi meeles on? Kaua aega tagasi, kui mina olin väike poni, olid ajad siin teised, sest ponilinna ei olnud olemas. Täpselt nii väikesed ponid, mina ja mu pere olime asunikud, kui väike olin. Noorendusime siia-sinna, kogusime uusi seemneid, müüsime vanu. Minu papa oli parim seemnekorjaja kogu Ponimaal. Siis ühel päeval leidis kogu pere end kõige kaunimas, suuremas linnas kogu Ponimaal. Selle nimi oli Kenterlott. Ma vean tagajala peale kihla, et pole varem midagi sellist enne ega pärast näinud. Ja kogu linna ilust poleks olnud küllalt. Korraga ilmus tema, printsess Taevali, kõige kunimlikum kõigist ponidest. Korraga kuula ja imesta peatus ta, et vaadata mu papa seemnekollektsiooni.
Siis märkas printsess Taevalik, et oleme omadega otsas ja ihkame omale päris kodu. Ja kuna ta on ehtne printsessi puhas, siis teadis ta täpselt õiget kohta, kus me saaksime kanda kinnitada. Mu papa tänas teda korralikult. Leidsime kiiresti maalapivaba metsa lähedal ja ehitasime oma esimese kodu. Järgmiseks istutasime esimese puuviljaaia, aga õunapuud ei kasva üleöö. Ja meil hakkas toitu nappima. Pange nüüd tähele, meid oli metsa kohta hoiatatud. Ja me teadsime, et sinna ei tohi minna. Aga ma teadsin, et kui seal keegi elab, on seal ka midagi süüa. Metsas oli pime ja sünge, ma ei hakka valetama, seal oli hirmus. Aga kõikjal olid taimed ja korraga seisin kõige hämmastavamate õunapuude ees. Ma ei ole varem näinud, et puul oleks seda värvi viljad. Hakkasin õunu korjama, nagu mul oleks tuli takus. Pöörasin ringi ja minu ees seisid puiduhundid. No nii ruttu ma ei ole eales kapanud. Tegin ainukest asja, mis mulle pähe tuli. Istutasime papaga need erilised õunaseemned maha ja need kasvasid nagu kulutulid. Saime täiskasvanud puud kiiremini, kui suudad öelda kihku-kähku. Igal aastal hoidsin plauhõunte korjamise aega ennustavatel märkidel silma peal, kuidas ilm vaba metsa mõjutab, kuidas puiduhundid uluvad, kui plauhõunad kasvama hakkavad ja kuidas nad plauhti mineva kaovad, kui neid kõik ühe päevaga ei korjata. Ja meie tööviljaks olid parimad puuviljad, mida keegi maitsnud on. Üsna varsti tegi laaride kaupa plauhõunamoosi, aga nagu plauhõunte korjamisel on ka neist moosi keetmisel kindlad reeglid. Õppisin, et mesilastega peab olema eriti sõbralik, muidu pole nende mesi piisavalt magus, et plauhõuntega segada. Kes oleks võinud arvata, et klaaspurkidega tuleb juttu ajada? Või et plauhõuntele meeldivad roosad mummud, aga maagia on maagia, sellega tuleb lihtsalt leppida. Ja siis hakkasid ponid lähedalt ja kaugelt meie farmi tulema, et plauhõunamoosi maitsta. Mõned otsustasid jääda nagu Roprikast, Teemantiara vana-vanaisa. Tegelikult oli esimene asi, mida ta müüs, minu plauhõunamoos. Ja enne kui arugi saime, oli tekkinud kena pisike linnake, kus sagis kõiksugu ponirahvast. Ja niimoodi ponilinn loodigi. Suurima tänud, ponikesed. No rahuneme maha. Nii et kui poleks olnud sind ja plauhõunu, poleks ponilinna olemas. Täpselt, pisike varsake. Aga kui poleks olnud minu vanaema, siis sinu isal poleks küünikaupu. Jaa, see on tõsi. Aga ta on lihtsalt tobe vana tädi. Ta ei ole tobe vana tädi. Ta on kõige imelisem poni kogu ponilinnas. See on parim plauhõunamoos, mida ma saanud olen. Ilmselt sellepärast, et sina aitasid teha, õunais. Kindel see, õunais on igavesti vinge plauhõunamoositaja. Olen või? No, ma eeldan, et perepäev läks vist hästi. Kas läks? Mu vanaema on nii eriline. Mul läks see lihtsalt korraks meelest ära. Ära pabista, mul läheb pidevalt midagi meelest ära. Ma kohe toon sulle... Oh. Kes tahab aidata vanaemal veele laulda? Meie! A, B, C, D, E, G, Teemantiara. Aga
tõlkis Kärri Sõelsepp, teksti luges Karin Rask.